Kõigepealt kõigile ilusat alanud aastat. Siin on hästi palju tuttavaid nägusid, kellega ma pole veel niimoodi lähemalt kokku ja kätt pigistan, nii et tugev käepigistus nendele, kellega hiljem siis võib-olla lähemalt. Näeme näost näkku. Nii, aga mul paluti siis rääkida natukene teemal märka ulukid muutuvas ajas või oludes ja ma tegelikult alguses üllatusega vaatasin valli pealkirja, et märka ulukid, et mine tea, äkki meil lähevad jutud üsna ühte vakku, aga vist ei lähe. Nii, niimoodi, kõigepealt siis keskkond on meil kogu aeg muutuv ja need muutused on väga mitmetasandilised. Kõige lihtsam, millega me oleme kõik harjunud, on see, et ilmastikuolud muutuvad kogu aeg ja vastavalt ilmastikuolule meie reageerime sellele, kas paneme neid vihmakindla riide selga või võtame hoopis vesti maha. Eks ulukite puhul ma räägin ulukitest kõikidest laiemalt, mitte ainult need, kes on jahiulukid. Ka nemad reageerivad alati ka ilmastikuoludele. Siit tuleb niimoodi viivitusega ja päris palju korraga. Suuremad või ka üsna lühiajalised muutused on ööpäeva rütmid, mille osas me oleme täiesti selgelt, et nii meie kui ka muu elusloodus reageerib sellele rütmidele ja igaüks veidi omamoodi, kes on öise aktiivsusega, kes päevasega, kes teeb vahepeal lõuna ajal uinakut või midagi muud. Rääkimata siis aastaaegade vaheldumine, mis meie oludes siin on üks tõsine hea asi, sellepärast et kui kogu aeg oleks ühesugune ilm ja olu, siis ega see elu võib-olla on üsna ükslõine ka. Aga ja nüüd muidugi, kui me vaatame erinevaid aastaid, siis võrreldes nüüd tänavust aastat ja eelmist aastat, siis on ikka suured vahed ja ei tasu arvata, et loodus sellele ei reageeri eri moodi. Veelgi huvitavamaks ja nüüd võib-olla selle teema lähemaks muutusteks on siis just pikaajalised muutused ja neid võib jagada siis meie kui inimkesksete vaatavate inimeste poolt või olendite poolt, et pikaajalised looduslikud muutused on siis need, mis looduses käivad nii või teisiti, ilma et inimene seal vahel toimetaks või natukene mõjutab ja teised on siis inimese poolt tekitatud muutused, mis muidu looduses aset ei leiaks. Ja looduslike muutuste puhul siis on elupaikade muutused, suksessioonid ikka toimub, ükski liik, ükski isend ei ole siin maailmas igavene, toimub suremine, toimub taassünd ja kasvamine, nii et need olud kõik looduses toimuvad ja kõik ulukid ka reageerivad nendele, olgu siis ühte või teistmoodi. Samamoodi on, toimuvad teatud liikide leviku muutused, kord on paremad ajad, siis levilad laienevad, kord on kitsamad ajad, tõmbuvad kokku ja jällegi see ei ole niisama lihtne, et ainult üks faktor mõjutab kogu toimuvat.
ja ei saa minna mööda ka looduskatastroofidest ja nende tingimuste läbi toimunud muutustest. Olgu siis meie oludes, võime ju nii mõnegi ulaelu elava looma jaoks, näiteks torm, kui üks vanem metsatukk maha murdub, siis on tema jaoks elukeskkond kadunud ja pole alati võimalik tal uut kohta isegi leida. Nii. Aga nüüd midagi kadus ära. Kadusid ära. Vaatame, kas tuleb tagasi. Proovime meelitada. Inimtekkelised muutused tulid ka. See on see, millest tegelikult ma tahaksingi rohkem rääkida. On see, et inimtekkelised muutused on siis valdavalt on nad piirkondlikku laadi, näiteks režiimi muutused, müra muutused, valgustingimuste muutused, liikumisteede, loomade liikumisteede tõkestamine, olgu ta siis ehitiste või rajatistega ja nii edasi ja nii edasi. Selle tagajärjel muidugi kogu maastiku muster muutub ja lisaks veel oleme me sellised loomad, kes armastavad tassida ühest kohast teise võõraid liike ja need võõrliigid võivad täiesti saatuslikuks saada omamaistele. Nii, aga nüüd siis vaatame, millised on siis suuremad muutused nüüd taasiseseisvunud Eestis. Ja ühed suured muutused on siis toimunud maastikus ja maakasutuses. See on siis, kui me võtame Nõukogude ajas lõppu, siis põllumajandusmaa ja metsamaa vahekord on muutunud suhteliselt palju ja eriti drastiliselt on muutunud majapidamiste vähenemine. Seega on tekkinud selliseid suuri alasid, kus ei ole siis enam alalist inimasutust ja nüüd on siis heal juhul need vanad talukohad on veel suvilatena kasutuses, aga kogu see toimetamine, mis seal varem oli, see on oluliselt muutnud siis ka seda keskkonda ja looduses vabalt elavad liigid on siis muidugi seda ka arvesse võtnud. Nüüd ei taha minna. Nii, siis on muutunud väga tugevalt meie käitumine. See on loodusvarade kasutamine, ükskõik millised loodusvarad meil siis on, ja loodushoid. Need on kaks protsessi, mis on täiesti tugevalt polariseerunud ja mis see endaga kaasa toob, see toob lihtsalt see väga tugeva, üksteisele, võiks öelda ärategemise, kui halvasti ütelda, et kui midagi hoitakse, siis ja sellega kaasnevad piirangud, siis teiselt poolt loodusvarade kasutamine, kus ei ole veel seda piirangut, siis seal seda räigemalt neid varasid kasutatakse ja rikutakse tegelikult looduskeskkonda. Nii, metsade majandamine on tunduvalt intensiivsem praeguse ajal, kui see oli enne taasiseseisvumist. Ja selle läbi on metsade struktuur on täielikult muutunud. Praegusel hetkel, kui me võrdleme
taasiseseisvumise algusaastaid, siis olid suuremad metsamassiivid, mis olid suhteliselt homogeense struktuuriga, siis praeguseks hetkeks võib ütelda, et on metsadest järgi jäänud nagu meekärjed, kärje kandnud seinad, aga noorendlikud on siis või lageraielangid või no igatahes vana metsa on väga killustatud. Teede ja muude taristute ja nende trasside laienemised, need on täiesti tõsine probleem, mis lõikab meie Eestimaa loodusmaastikud seibideks ja juhul, kui ei teki või ei hakata rajama ülekäigukohti, nii nagu esimene on nüüd loodud ökodukti näol, siis läänepoolsed seibid ilmselt hakkavad varsti oma suurhulkeid kaotama, sest värsket verd peale ei tule ja üldine loomade rändetee on ikkagi suurhulkide puhul vähemalt idast läände ja siis Läti poole edasi, aga need, kes siis Rail Baltica või muude suuremate Tallinn-Tartu magistraalist lääne poole jäävad, noh, need populatsioonid hakkavad lihtsalt hääbuma. Nii, no liiklustihedusest ja liikluskiiruste kasvudest juba Val rääkis, muudatused veerežiimis on ka küllaltki olulised muudatused, sellepärast et osa kuivendussüsteeme on lõpetanud enda tegutsemise ja Koprad on seal kõvasti kaasa aidanud, aga uuemad rekonstrueeritud süsteemid selle eest töötavad veelgi vingemalt kui varasemad. Nii, ja no millised on siis mõjud loomastikule, on siis loomulikult elutingimuste muutumine ja elupaikade pindalad muutuvad, seda nii mõnelegi liigile positiivses suunas, teistele jälle negatiivses suunas, nii nagu ikka on igasuguse elunõudlusega loomi meil ja elupaikade kvaliteedi muutus, see on täpselt samamoodi, et praegusel hetkel näiteks põtrade puhul on väga hea, et neil on hea toidumaas olemas nooretikes süüa, aga need, kes vanu metsi vajavad, need liigid on vaeslapse otsas. Toidumaas siin ja vaenlased samamoodi ja loomulikult siis nii nagu Andres juba mainis, et uued liigid tulevad ja neid on tõesti, nende mõju kohalikele liikidele on oluline. Ja inimese tegutsemine loomulikult on ka siin nüüd vastavalt, kui adekvaatselt me nüüd suhtume sellesse muutustesse niimoodi, et me väärnähtusi rohkem elimineeriks ja väärnähtusi esile tooks. Selle järgi siis peame ka reguleerima nii jahitegevust, lisasöötmist kui kaitset. Nii, aga nüüd võtame korra tagasi. Nii, muudatused siis loomastikus ja vaatame siis, kes on need, kes on tulijad siis viimasel sajandil. No kõigepealt praegusel ajal metssiga on niivõrd tavaline ja kui nooremaid põlvkondi nendele hakata rääkima, et metssiga oli haruldane ebajas meil Eestis veel 50. aastatel, siis nad teevad suured silmad, aga tegelikult see asi nii on. Siis muidugi inimene on toonud siia sisse terve rida loomi, muistis ka jahifauna rikastamise eesmärgil nagu Andatra. Temal läks küll vahepeal üsna viletsalt, aga nagu kuulda on,
hakkab ta tagasi tulema, nii et nüüd siis tänase või selle aasta teemana märka looma, märka ulukit, tasuks hakata silmi lahti pidama, et kuhu ta juba on jõudnud jälle tagasi ja kus teda veel ei ole. Nii, kährik samamoodi 50. aastal sisse toodud, no temast lahti saada enam ei ole võimalik. Ja isegi siis, kui me ta kõige ohtlikumate liikide hulka paneme, võõrliikide hulka ja meil varsti nüüd kohe jõustub eurodirektiiv võõrliikide teemal ja millest me peame nendega tegelema hakkama, see on tõsine probleem. Kobras vahepeal oli välja surnud aga eduka reintrodutseerimise tagajärjel praegu meil igal pool ka saab. Punahirm jällegi vahepeal välja surnud nüüd olemas ja järjest laieneva areaaliga. Maral toodi ka sisse, aga kuna tal hästi väga ei läinud, siis nüüdseks või juba aeg tagasi see üksikari Väänakandis siis on meie loodusest elimineeritud. Seega üks võõrliigist või võõralamliik on meil vähem õnneks. Mink, teda küll ei ole tahtlikult sisse toodud, aga selle eest farmidest jalga lastud leidsid siit hea elupaiga ja moodustus tugev populatsioon, kes tegi ära meie kohalikule naaritsale. Nii, ja siis väiksemaid ja viimase ajal loomastikku lisandunud imetajaid on siis alates 80. aastast on siis laanekarihiir, 82. aastal avastatud meil habelendane 84, võsavõruhiir 86. aastal registreeritud, tuvastatud pärast vanemate materjalide läbivaatamisel 83. juba tabatud ja tähnikirv 83. aastal juba oli liikumas, 86. Karl Roht fikseeris ära, et tegemist oli tähnikirvega saartede peal. Kaelussiil 88 Lõuna-Eestis praegu teadaolevalt levib. Muuseas, laanekarihiir tegelikult praegu meile teadaolevatel andmetel on Mandri-Eestis suhteliselt laialt levinud, aga vähe arvukas. Habelendane täpselt samamoodi, küll on laialt levinud. Võsavõruhiir lokaalselt levinud mitmel pool, peamiselt Mandri-Eestis. Tähnikirvega praegusel hetkel vist ei ole teada nende esinemist, aga ta põhimõtteliselt on lähikonnas liikumas, nii et tuleb jälle silmad lahti pidada. Kaelussiil on siis Lõuna-Eesti levikuga siililiik, seal elavad kaks siililiiki, nii et Lõuna-Eesti poolsed inimesed, vaadake, kumma siiliga tegelikult tegemist on. Siis Kivinugis 89. aastal jälle esimene tõestus ja praeguseks on ta levinud tegelikult üsna suures osas Eestis. Minu teada praegu ei ole teda veel saartel ja Ida-Virumaal, aga võib-olla tuleb lihtsalt ei ole märgatud. Ja kui nüüd märgata, siis oleks meist nüüd teada. Nii, siis soovurruhiir, kuhjavurruhiir, nendel me võib-olla nii palju ei peatud, pigmeenahkhiir ja loomulikult siis tänavuse aasta tõestus, aga tegelikult juba jutud käivad, et 2010. aastast on juba meie mail olev šaakal, kes siis nüüd palju kõneainet on eelmine aasta teinud. Nii, aga nüüd siis mõned potentsiaalsed tulijad veel. Pesukaru.
See on kahtepidi. Nimelt just mõned päevad tagasi suhtlesin oma Leedu kolleegiga ja nad ütlesid, et nii, nendel on juba see jama olemas. Nii et kunagi Saksamaale lahti lastud vesukarud on jõudnud läbi Poola, on vallutanud Poola, need on juba Leedus ja küllap nad varsti meilegi jõuavad. Ja teine häda on see, et neid peetakse lemmikloomadena ja kuna nad on sellised loomad, keda puurid hästi ei pea, siis on suhteliselt tõenäoline, et nad ka pealkalasevad loodusest. Kabejärv jällegi lähipiirkondades liigub ja see on mõningad vihjed on tulnud, et juba on isegi meie rajakaameratesse kuskile jäänud, aga mul ei ole täpsemaid andmeid selle kohta. Nii et tasub märgata. Valgesaba kambajärv sama lugu, et põhimõtteliselt on ta võimalik, et ta võib meile jõuda. Tähnikjärv, seda sai juba enne räägitud. Kanada kobras. Õnneks viimased uuringud, mis sai tehtud Narva jõe äärest kogutud materjalide pealt, näitasid, et veel meil Kanada kobras sees ei ole, on ainult Euroopa kobras. Muhlan, sama lugu, et lõuna poolt võib ta täitsa siia tulla. Ja viimaseks küülik, huluküülik, kes siis paljudes maades, sealhulgas ka Helsingi linnas näiteks täiesti tavaliselt ringi juba jookseb. Nii et kuna see muutuv aeg ja muutuvad tingimused on tõesti üllatusena öelda, et 80. aastast siiamaani on selle ajaga on Eesti imetajate fauna kindlaks tehtud 10 uut imetajaliiki, see on 6% meie imetaja faunast. See on metsik muutus. Ja nagu nägite, siin on potentsiaali on küll ja veel, nii et teie silmad, kes te liigute looduses, kui te näete, kui teil on rajakaameratest kedagi sisse läinud, võtke ühendust spetsialistidega, ehk suudame ära määrata, kellega tegemist on ja saame selgema pildi, kellega me koos tegelikult muutunud ajas elame. Ja üks väike märkus veel, et Terioloogia selts, kelle esindaja ma ka olen, tänav aasta plaanib alustada uut imetajate levikvaatluse tegemist ja koguda andmeid erinevate liikide kohta, sest viimased andmed, need 80. aastate suur liikide juurde tulek oli just levikvaatluse tegemise käigus ja ma olen üsna veendunud, et neid liike tuleb juurde siit nii pisikeste kui suuremate osas. Nii et edu teile märkamaks looduses, kes meil ümberringi liiguvad ja andke ka nendest teada.